Vanemad Autoneti külastajad kindlasti mäletavad, koos mõni aasta tagasi juhtus selline paha lugu, et ma sõitsin katki ühe täiesti tuttuue Subaru Impreza. Sellest ajast on mul selle mudeliga päris omapärane suhe. Ma väga armastan seda autot ja täna on hea meel tutvustada uue põlvkonna Imprezat. Lähme vaatame, mida on sellel autol meile pakkuda. Käesoleval ajal on kõige vanem Subaru mudel 1,5 aastat tagasi turule toodud XV. Põhjus, miks me XV-st räägime, seisneb selles, et uue Impreza disain on praktiliselt üle võetud XV omast. Kusjuures tavaliselt tehakse just vastupidi. Kõigepealt tuleb luukpära ja siis sellest aretatakse hiljem välja linnamaastur ehk crossover. Siis Subarus on täpselt vastupidi. Kõigepealt tuli see crossoveri osa ja siis nüüd tuleb esimene maailmas Cross Under ehk siis linnamaasturist on üritatud teha sportlik luukpära. Sisedisaini elemendid on enamuses võetud juba päris maasturilt Forester. Kogu see rooli ja armatuurlaua väljanägemine on täpselt sama. Erinevusi on ainult siin kesktunnelis, kus lihtsalt ruumi on vähem ja päris kõike seda üle võtta ei saa. Ma tahaksin veel ära mainida selle, et uus Impreza sarnaneb üsna palju vanale Imprezale, kuigi tegelikkuses ei ole neil ühtegi sarnast elementi, vähemalt sellist, mida silmaga näha oleks. Uus on vaid 5,5 mm võrra madalam, pikkus on sama, kuid uue teljevahe on 25 mm võrra pikem ja selle võrra on siis 20 mm lühem esimene ülend ja 5 mm tagumine. Pikem teljevahe avaldub eeskätt just tagaistujate jalaruumis. Isegi mina, kui juhi istuen maksimaalselt taga, mahun siia enam-vähem normaalselt istuma. Lisaks on tehtud ukseauk suurem ja sisenemine ja väljumine on muudetud palju lihtsamaks. Sõiduomadustest rääkides tuleks ilmselt alustada sellest, et mootori valikus on vaid üks bensiini neelav boksermootor, 1,6 liitrine, arendab 114 hobujõudu ja 150 Newtonmeetrit. Käigukastidest on saadaval 5 manuaal ja lineaartroonik variaator. Uuest Imprezast rääkides me ei saa üle ka ümber sellest, et meil on tegu ühe korraliku D-segmendi luukpäraga. Subaru imidž räägib meile ikkagi sellisest korralikust kiirest sportlikust ralliautost. Tõsi, STI versioon tuleb järgmisel aastal, järgmisel kevadel, kuid hetkel me räägime ikkagi 1,6 liitrisest luukpärast. Nagu me teame, on kõik Subarud nelikveolised. Mõningatel turgudel pakutakse ka esiveolist varianti. Põhjamaadesse need ei tule ja põhjus on ka väga lihtne. Nelikveolise ja esiveolise kütuse kulu vahe on kõigest 0,1 liitrit 100 kilomeetri kohta ja CO2 emissioon on samuti vaid veidi kõrgem. Küsimus ongi selles, et kuna Impreza on ikkagi selline suhteliselt nišitoode, kuigi hästi vahva auto, siis vaevalt, et keegi meil hakkab üldse esiveoliste mudelite poole vaatama. Põhimõtteliselt juba standardis on kõik hädavajalik olemas. Sport ja Sport Plus lisavad lihtsalt mugavust nahkistmed, xenoontuled, vihmasensorid ja muu sarnasega. Põhimõtteliselt Sport Plussis on olemas praktiliselt kõik, mida üldse sellele mudelile pakutaks ja tegelikult ainsaks veel tellitavaks ekstraks jäävad metallikvärv ja navigatsioonisüsteem. Infodisplay on samuti üsna põhjalik. Selle peamiseks eesmärgiks on aidata juhil kütust kokku hoida. Mainigem veel ära seda, et peeglid on 20% suuremad ja muidugi tagurdades lülitub sisse tagurduskaamera, värviline. Subaru tegelikult ei ole ju väga odav auto, aga siiski on selles autos oma võlu, mida väga paljudel ei ole ette näidata. Selline on siis uus Subaru Impreza. Kõige odavam Subaru, mõeldud selleks, et ligi meelitada uusi kliente. Tere tulemast Subaru maailmasse. Meie näeme järgmisel nädalal.